Romeo ja Julia. Sajandite kuulsaim armastuslugu uues muusikalis. Shakespeare on kirjutanud geniaalse kavala tüki, et mis pealtnäha on küllaltki lihtsakoeline ja niisugune isegi eluvõõras. Aga tegelikkuses on see üks väga kaval tükk. Usun, et veel aastakümnete pärast lavastatakse erinevates teatrites nii Eestis kui ka mujal maailmas. Sama Roomet Juliat. Minus, ma arvan, on sellist romantilist hinge. Ma otsin ka oma elus selliseid hetki, mille nimel tasubki üldse elada. Miks teil oleks raske näha? See on teater. Nagu esimene kord, kui hinges müllab kord. Mul on niisugune tunne selle tüki tegemise juures, et kogu aeg see tegelaskuju, kes on etendus kaasa, Will, on nagu meiega kaasas käinud algusest peale ja see on... Eks ta ole natuke juhtiv meid, jah. Julia Kodu, palun. See lugu on iseenesest väga tugev ja sügav ja armas, et see kohe kindlasti külmaks ei jäta. Ilmatuma rasked vokaalsed partiid. Mis siin toimub, kas on jälle tahtmus algamaas? Alati on niisugune tunne, et ei jõua valmis, kui ta siis jõuab valmis, et see on väga äge tunne. Kaotatud kilod. Sitsima! Pidev enesületamine. Mis käsi liigutab vist selles loos ikka? Siukseid asju võiks rohkem teha. Siin on nii palju stseene, mida ma käin nagu lavadega kuulamas. Nalja ja naeru oli meil ikka palju. Aga seda, mis meil on. Blondeeritud juuksed, nõme habe. Ta on olnud üks huvitav, põnev, taaskord saab rõõmuga eksperiment. Tore, et eksperiment õnnestus.